Tervist! Täna jälle siin doktor Neeme juures ja räägime ühest väga olulisest teemast, mis on siis tegelikult mootorratta kinnitamine transpordi ajaks. Ja tavaline on see, et kui on vaja ratas kuskile viia, siis helistatakse kõik sõbrad läbi ja korjatakse kõik koormarihmad kokku, mis vähegi sõpruskonnas olemas on, et saab siis omast arust väga kõvasti ratta kinni. Aga tegelikult neid ei ole vist nii palju vaja üldse. Tegelikult piisab kahest. Ja teinekord kliendid imestavad, kui me käime ka sügisel ja kevadeti varakevadel käime tsiklitel järgi, mis iganes probleem ei lähe käima või toome hooldusse. Imestavad, kui ma kinnitan tsikli 2 rihmaga ja ei kasuta mingit kesktuge ega küljejalga alla ei pane ja ütlen, et nii peabki olema. Siis tegelikult algab asi puhtast füüsikast, ehk siis millist tüüpi tool on kõige stabiilsem või väike vihje, kui sa sinna kaamera poole vaatad. Jah, selline 3 jalaga. Just nimelt, ehk siis 3 punkti määravad tegelikult keha asendi ära ja kui sa tõmbad selle tsikli kinni selliselt, et kinnitada esikahvlist 2 rihmaga, siis 3. punkt on selle sama tsikli esiratas, mis siis puutub vastu maad. Sellega on tsikkel täielikult fikseeritud ja tagaotsa saad sa tsiklil tõsta paremale, vasakule, kuhu iganes ringi, kas siis kärus või kaubikus täiesti endale meelepärases asendisse. Aga vaatame siis kõigepealt üle teooria ja siis lähme näitame seda asja praktikas. Teooria poole pealt on see, et jätke ära kõiksugu kinnitused siit küljalaraudadest, raamiosadest, tagakiigest. Sellel puudub igasugune mõte, sellepärast et kui sõiduk, millega te transpordite, sõidab kuskilt august läbi, siis tsikkel võib seal augus kergelt paigast ära hüpata ja mis on põhipoint, lenks keerab paigast ära. Kui sa lenksu keerad, siis vastu maad puutub olenevalt sellest lenksu asendist erinev esiratta kohta. Ja tänu sellele, et lenks võib keerata, siis läheb esiots alt ära ja see tsikkel kukub ikkagi pikali. Nii et ainukene ja õige koht tsiklit kinnitada on siis prillidest. Aga siis peaks panema nii, et lenks otse on või ta võib olla siis mingi nurga all ka? See on nüüd tingimus. Tingimus on see, et esiratas peaks siis olema mingisse asendisse fikseeritud. Soovituslikult otse. Ehk siis see esiots lükatakse, tavaliselt võib-olla on keegi näinud, et on kärudesse tehtud mingisugune puidust kas või mingi klots pandud, et see esiratas oleks paigal seal vahele. Ehk siis esiratas ei tohi paigast ära nihkuda ja siit selle koha pealt tõmmatakse üks rihm sinnapoole, teine rihm sinnapoole ja pingutatakse kenasti esiots paika. Nüüd teatud tsiklitel, paigilistel, kus on hästi palju kondlite, seal ei kipu need kohad olema kättesaadavad. Just. Siis kui sa hakkad siit tõmbama, siis jääb mingi kondli osa ette. Sellisel juhul peaks kasutama siis lenksu vabad kohta. Lenksu juures juhin tähelepanu sellele, et koormarihm peab jooksma siis vabalt kinnitushaasa, et ta ei tohiks paigast ära tõmmata, ei siin piduripotskut, pidurivoolikuid, peegleid ei tohiks koormata ja midagi sellist. Mulle praegu just meenus, et ma olen mingisuguses välismaises kaubanduses näinud selliseid spetsiaalseid tükke kohe, mis siis paned silmusena siia ümber ja selle külge siis käis koormarihm, et ta oligi selline 2 lühikesest jupist koosnev, et see on samal eesmärgil. Täpselt, et siis on lihtsalt lihtsam, sest teinekord kuskile kondli alla siit läbi ajada on siuke natukene keerukam, aga see tagab tsikli täieliku fikseerimise. Nüüd natuke võib-olla abivahenditest, et kui ma ennem rääkisin puidust klotsist, siis kaubikus on võib-olla kõige lihtsam meetod, kui sa saad lükatada kuskile näiteks esiotsa 2 istme vahele kinni niiviisi. Väga hea variant. Aga on olemas sellised spetsiaalsed vidinad siis. Selle eesmärk on siis fikseerida see tsikkel täielikult ära. Sõidad tsikliga siia peale. Seda saab kohe simuleerida. Seda me saame kohe täiesti naturaalselt simuleerida. Just. Sõidad siia peale ja siis ta lihtsalt fikseerib ära. Just nimelt. Ja see geomeetria on selline, et kui sa oled saanud üle selle punkti, kus ta paindub, siis ta jääb ise siia, nii et ei ole mingit ohtu, et see tsikkel vajub nüüd tagasi siit. Et selline rakkis on hästi hõlbus, kui sa toimetad üksinda, kui sul ei ole sõpra abiks, sellepärast muidu sa pead hoidma pidevalt tsiklit püsti. Sellega sõidad siia vahele, tsikkel seisab ise ja sa saad oma 2 koormarihma ära paigaldada. Samas saab seda tegelikult muul ajal garaažis kasutada. Seda küll, just nimelt. Et see on siis ette nähtud kas siis kärusse või kaubikusse siis
2 boldiga kinnitatuna, muidu ta ei ole ise paigal. Teine lihtsam variant, konstruktsiooniliselt lihtsam variant on täpselt analoogse töö põhimõttega. Ehk siis sõidetakse siia selle vahele ja keeratakse siit see tsikkel siia kenasti kinni. Et see siis sobib, nagu näha, päris nii kitsaste kui laiade rehvide jaoks, et rehvi mõõdu poolest on ta universaalsem, kuigi too teine sobib ka, ütleme, nii krossikale kui paigile. Et selliste asjadega siis on see esiots täielikult ära fikseeritud. Kui nüüd juhtub, et on vaja näiteks rohkem rattaid kui üks seal kaubikas vedada, kas siis tegelikult oleks ikkagi mõistlik kuidagi kuskilt tagant ka kinni tõmmata, et juhus kui august läbi hüppad, siis see tagumine otsad näiteks ratastel kokku ei löö? Üldiselt kipub olema niiviisi, et kui sa august läbi sõidad, siis ega need tsiklid tavaliselt ei taha niiviisi hüpata, need et hüppavad nii-öelda vastamisi, et kui see auto on kaldu kuskilt, sõidab august läbi, siis nad nii-öelda hüppavad ühele poole. Aga loomulikult täiendava fikseerimisena võite tõmmata lihtsalt tagakiigest siit kuskilt kinni, et see tagaots oleks paigal. Aga minu praktika näitab, ma olen aastaid käinud võistlustel ja on olnud 2 ja vahest ka 3 tsiklit autos ja ei ole ma kordagi kohanud, et tagaotsad lendaks paigast ära. Ka siis, kui on käinud männikul seal kõige suuremas aukude sellises rägastikus sõidetud. Sest üks kõige hullem kinnitus, mida mina nägin kunagi siis, kui Ameerika maalt rattad siia jõudsid, siis oli nii, et selle küljejala peale ümber oli ehitatud puuklotsidest siuke jama, mis oli siis konteineri põhja kinni lastud, et see küljejalg sealt nagu maaküljest lahti ei käinud. Ja siis oli lihtsalt üle sadula sellise jämeda rihmaga see ratas põhimõtteliselt nagu põhjaga vastu maad tõmmatud. Aga õnneks, kui see rihm ära sai võetud, siis see sadul siiski taastus, et see ei läinud nagu tükkideks. See on siukene klassikaline praamissõidu kinnitus, sellepärast, et ütleme praamis kui üle väinade sõidad reisid kuskil siis ja kästakse tsikkel kinni panna tänu sellele, et on suur lainetus. Ega seal ei ole vaata seda võimalust, et sa tõmbad esiotsa kuskile vastu. Et siis ongi niiviisi, et pannakse külje jala peale ja tõmmatakse siit üle. See on lihtsalt siis selleks, et see ei hakkaks kõikuma. Aga praamiga on see eripära, et praam ei hüppa niiviisi järsku. Praam kaldub sujuvalt paremale vasakule üles alla. Ja see siis tagab praamis juba sellise kinnituse. Aga kui sul teooria poole pealt rohkem ei ole, siis... Jah, lähme teeme praktikas ka läbi. Siis teeme praktikas, vaatame kõigepealt korra selle siin praktikas üle ja siis võtame kaubiku. Seisab nagu vana mees. Jah. Ja kätte saamiseks on siin siuke pedaali moodi asi. Vajutad siia ja see tsikkel tuleb siit välja kenasti. Ja nüüd praktiline osa. Selge, teeme ära. Just. Õigemini, ega mul ei olegi suurt midagi teha, sa lihtsalt nagu harjuta ja ma jälgin. Ja. Näed, sa saad sutsu aidata, kuna see on tsikkel, millel ei ole mingis küljejalga, siis saad lihtsalt panna mulle näiteks sinna ühe kaldtee. Sobib siuke tugev kaldtee, aga põhimõtteliselt ajab asja ära ka vähe tagurpidi läks. Läks? Jah, et see peenike osa läheb sinna ääre peale. Et ajab asja ära ka tavaline puulaud. Ja siin ei ole muud üldiselt tähele vaja panna kui seda, et... Pihta läheb. Üks asi pihta läheb. Teine asi on see, et kui on raskem ratas, siis ta võib ära sõita nii-öelda paigast. Ehk siis sa sõidad esirattaga sinna peale, et teine mees võib-olla peab lauda kinni hoidma või vähemasti peab selle peale mõtlema. Sul läheb ta siia... Nii. Vahele kinni? Minul on nüüd niiviisi jah, et see esiratas läheb täpselt parasjagu sinna 2 vahele ja fikseerib väga kenasti ära üldiselt selle esiratta. Nii et siin ei ole mingisugust ohtu, et see siit paigast ära läheks. Nii. Võid, ma juhendan, saa toimeta. Võib-olla on niiviisi kõige lihtsam. Kuidas sa teed? Paned lihtsalt siit läbi ja siis tõmbad siia konksu otsa kinni või sa sõidad sinna tagasi? Ei, algus sinna. Okay. Ja konksude juures on hästi oluline, et konksud peavad alati ülevalt alla minema. Mõni mees paneb, et oleks jube lihtne, et tõmbab alt niiviisi. See tähendab seda, et tegelikult kui toimub mingi suurem põrumine ja koormarihm on lõdvalt, siis ta kukub sealt konksu otsast ära. Et kõik konksud tuleb panna ülevalt alla alati. Ja nüüd pingutad kergelt peale. Just. Nii, ja nüüd peab teiselt poolt ka panema. Just nimelt. Ma panen siit enda poolt. Ma hoian siin iga püsti.
aga miks seda konksu siia sammasse kinni ei või panna või on parem ikkagi sinna maa juurde tõmmata? Parem on siia alla, sellepärast, et see konks jookseb siia selle amordi juurde niiviisi vastikult kokku ja omakorda deformeerib seda koormarihma. Et kui on näiteks mingisugused toekamad, suuremad koormarihmad, siis sinna ümber ta ei pruugi nagu hästi jäädagi. Et kinnitaks konksud sinna, mis on konksude jaoks ette nähtud. Nii, ja ennem kui nüüd teist rihma pingutama hakata, ennem võib tõmmata täitsa niiviisi jõuga esiotsa alla. Aga kui palju see esiots üldse alla tuleb tõmmata? Aga see vist, kui päris amordid põhjatirid, see ka kasulik ei ole. See on niisugune nii-öelda tunnetuse küsimus, et jõuga lõpuni ei ole mõtet kinnitada. Et praegu on näiteks ta täielikult kinnitatud ja nüüd võib selle tsikliga teha juba mida iganes. Selles mõttes praegu võib autoga sõitma minna. Sinul on üks väike viga. See klamber tuleb alati lõpuni kinni lükata. Okei. See võib ära muidu jälle selle rihma. Üks asi on võib rihma ära süüa, teine on see, et nende klambrite lukustus läheb lahti, kui ta ei ole lõpuni kinni lükatud. Okei. Ja praegu on nüüd asi täielikult fikseeritud. Paremale vasakule ei lähe see asi mitte kuskile, isegi siis, kui mõni koormarihm vaikselt niiviisi laperdab. Ja tagaotsaga saab mida teha? Saab liigutada nii, kuidas vaja on. Tagaotsa saab tõsta näiteks, võib tõsta siia äärde täielikult. Ja panna siia, põhimõtteliselt siia kaubikusse mahub kokku 3 tsiklit sisse. Üks läheb tagaotsa pidi sinna, üks läheb veel siia vahele, kui hädapärast punnitada. Niisama lihtne ongi? Niisama lihtne ongi. Ei ole mõtet sellist kuradi ämbliku võrku punuda siia, et pärast ei pääse ise liikuma. Nüüd veel 2 asja. Üks on see, et keerake kraan kinni. Kui on suletavad kraanid, millel on off-asend, siis keerake kraan kinni. Vastasel juhul on see point, et bensiin ujukikambris, karpo ujukikambris loksub ja hakkab pidevalt siit ülevoolust tulema. Okay. Kuni sõidu lõpuks on siin siuke paras vastikult lehkav loika all. Teine asi nüüd krossikatel. Kui need amordid on tõmmatud kokku ja on pikem sõit, siis kui te olete jõudnud koha peale, amortide üleval otsas on tuulutuskruvid. Tuleb korra lahti keerata, just nimelt lasta see nii-öelda võrdsustada atmosfääri rõhuga. Muidu ei hakka need asjad sellisena tööle ja üks hetk hakkavad võib-olla simmerid lekkima. Ma ei oska rohkem midagi tsikli kinnitamisest rääkida. No ega siin rohkem kui sul küsimusi tuleb veel, siis rääkida midagi. Eks küsimused tulevad elu ja töö käigus. Just. Et eks me... Ega siin ei olegi selles mõttes muud, et nüüd te teate, kuidas on lihtne ja põhimõtteliselt õige viis mootorratas kinnitada, et ei ole vaja siia teha sellist rägastikku ja ämblikumängu mängida. Just. Ja nii ongi. Jah. Kaunist jälle nägemist. Kohtume juba võistlustel, kuhu saab kohale sõita. Jah.